Или почти готово. Нет, еще не Võta või käest ära, poiss. Kuule, aga hakkame pihta. Vaadake nüüd siin on, ma võtan selle ära, sest see... Kõik ilus ma võttis ära nüüd. No, ma ei tea, kas ta on ilus, aga see oli minu tehtud, et see ei kuulu asja juurde. Nii, ütleme, et tahate klient, eks ju. Mida te esimesena vaatate? Kas te vaatate ju selle järgi, et mul on vaja kaarti ja siis te vaatate, milline mulle neist meeldib, eks? Küsi sinu käest, et kui sa pead nendest ostma mingisuguse, mille sa valiks? Kas sa valiks selle sama, mis sa ise tegid või sa valiks mingi muu? Võib-olla ma valiks selle. Selle? Aga mis sul selle juures meeldib? No kas oskad, kas see on kuidagi põhjendatav, et mis teeb ühe kaardi paremaks kui teise? No võib-olla kirju, jah, et see aru istumine. Aga nüüd, kui sa vaatad teisi ja praegu on see hetk, vaata, kus ei solvu, on ju, keegi ei solvu. Kui sa vaatad teisi, siis tee mulle kriitikat näiteks, mis mõne kaardi puhul häirib. Sest vaata, kliente on igasuguseid. Ei, no tee kriitikat. Ei, sa pead tegema, sa pead näiteks siin praegu on see niidijupp või see liimijupp on ju, mind see kohe häirib. Kui ma kaardist maksan näiteks 25 krooni, võiks olla disainkaardi hind, siis ma ei taha näha siin seda niidijuppi, kindlalt kohe. Aga no veel, mis võiks olla kriitika, et miks see kaart on lahe, aga miks näiteks need ei ole? Mingisugune mõte on ju, mis ei sobi, kas tundub, et näiteks siin need vormid ei ole hästi paigas või see on... Vormid ei jookse ühte rindapidi. Need? Jah, on natuke igaks ja see. Aga miks sa näiteks neid üldse ei vaadanud, et kas on kirjud või need värvikammalised sulle ei sobi? Ei oska praegu öelda. Kirjutame kõrvale palju õnne ja kõik kaardid on väga ilusad. Tühjad kohad. Без лести. Okei. No aga teeme veel, kes on sina? Kui sina peaksid ostma selle klientile, millise kaardi sa valiks? Ühtlaselt olema ka see jooksma. No. See on sama viga selle valge ja see vast. Ma ei tea, või peabki olema. Meil puudub teema, et on prosta kaart. Tule üldse, et noh, et on prosta tehtud üks kaart. Et me ei oska seda nagu mitte millegagi siduda, ühtegi kaarti nendest ju. Aga nad praegu täitsa abstraktsel tasandil, et mille sa valiks? Здесь много места, надо вот как это, так ее хорошо пополам. И будет тоже очень Mina leian, красиво. et näiteks siin on tõesti veel kirjutada ilusti kullaga õnne või nimi, ütleme, aime kuskile niimoodi serva peale, siis ta nagu, jah. А так очень большое пространство, можно вот как раз вот так будет очень элегантная будет карточка. Jaa, väga hea mõte. Правда? Jaa, ei seriosne, jah. Да. Ja see oli ka hea mõte, et kaardis teha isikupärasem, noh, mingi kiri või mingi tekst juurde, eks, et annab seda... А эту тоже можно делать пополам. В принципе, это тоже можно. Это тоже можно делать пополам. Так, уже будет и туда часть, и тоже будет красиво. А вот это уже не сделаешь пополам. Toon ainult efektid. Praegu selle kaardi, see esimesena mind häirib sellepärast, et kuni selle hetkeni, kui siia tekkis see, oli väga hea kihvt disainikaart, rahulik. Isegi oleks saanud mõelda, et noh, vaata niipidi voltida teda. Nii kui tuli see, vaata need kaks vormi minu jaoks kuidagi üldse ei seo. Et seda, kui see on ära, on puhas, noh on puhas pind, on punane, on see alus ja on see reljeef, et on 3 komponenti. Tuli 4 juurde ja minu jaoks läks liiga paljuks. Aimetöö on üllatavalt hea, mis ta pusis täitsa vormi ja selle värvi paika ja väga põnevalt siin 2 asjaga on plätsinud. Ma kasutan praegu terminoloogiat. Tähendab, see ei ole meil, see tulebki kriitiliselt teha, et seda kriitikat et püüdke see, et selliste lakooniliste esemete puhul lakoonilisus ongi väga hea, et sinna ei tasu panna veel ja veel ja veel. Et see töö kuni selle hetkeni oli väga hästi paikas. Ei, вообще не сделать. Просто так ja останет minimaalne. Ära tappa ei tohi. Ei, ära tappa ei tohi, üle teha ei tohi. Vaat sa täna mu käest ka küsis, et sul on, ole ja näita, ma kohe näitan selle ka. Ära pahandan ju. Vaata need kaardid, mis sa mulle näitasid, et kas sinna kulda panna, vaata need valged paberid, need. Et noh, ise, et sa mõtlesid, et siia panna pooleks teha ka. Pooleks teha, on ju. Ja siia mingi
kuld mingisugused, see kas leheke või üks kalake siia näiteks valge fooni peale. No ta ei sobi sellepärast, et vaata, see äär on juba kirju, on ju. See ese, no siit on valge ja see kuld ei tekita kontrasti. Vaata, siin tuleb see kuld, tuleb hästi välja. Ja teine, et miks ma teil just sellise ülesande andsin. Oota, ja kavarjõid, õppelastis. Nii. Et miks ma andsin teile sellise ülesande oli ka see, et tavaliselt, tüüpiliselt tehakse esemeid nagu ühe tasapinnaga. Vaata, kui te teete kas tekstiilasse tikite või teete konti ja nende, noh, kõik on nagu sile. Aga mina tegin teile just meelega, et te kasvatega ülespoole. Ja kui on juba selline nüanss antud, siis selleks, et see välja tuleks, ei tasu tausta enam üle teha. Ei tasu täis teha. Räägime vene keeles ka asja üle. Räägi. Sina oled Veerose spetsialist.